Täna veel on siin lauluväljakul tühjus, aga reedel hakatakse laulupeoks platsi valmis sättima, helitehnikat üles panema ja üks suuremaid töid pidi olema 11 000 tooli asetamine. Ja kui need 11 000 tooli on asetatud, siis pannakse igale toolile ka veel kleepekas, rea ja istekoha numbrid. Kõik peavad olema ju täpselt, sellepärast et kõik piletid on välja müüdud. No piletimik on läinud laulupeole väga hästi, et kui jaanuarikuus istumisala üldkontserdile müüdi, siis maikuu lõpus suure huviga, publiku huviga siis sai otsa ka üldala piletid. Ja tantsupeoga? Tantsupeoga on peaproov etendusele, oli ka seal paarsada kohta, aga siis ülejäänud etendused tantsupeole on ainult üksikud piletid erinevatel toolidel. Piletite defitsiit on tekitanud soodsa pinnase petturitele, kes müüvad libapileteid. Luminori palk soovitab karta libakontosid, mis müüvad pealtnäha kehtivaid pileteid, kuid kui ostja on kaunis riietuses ürituse värava taha jõudnud, avastab ta, et talle müüdud pilet on võltsitud ning triipkood või QR-kood ei töötagi. Näeme seda esimest korda, sest et kunagi pole ennem laulupeol sellist situatsiooni olnud, et nii suure publiku huvi tõttu on piletid nii varakult otsa saanud, et see on esmakordne ka meil seekord näha. Isiklik soovitus on ma sellisel puhul juba täna tahaks inimesega kokku saada, kui läheksin ostma, et internetis mina näiteks ei teaks kuidagi niimoodi pimesi osta küll. Omaette skeem on pettused, kus algne pilet on küll õige, aga seda on paljundatud ning müüdud mitmele inimesele. Triipkood jääb aga siis sama ja siis see saab inimene, kes esimesena sellega kohale ilmus. Järgmistele ütleb süsteem, et pilet on kasutatud. Kui keegi on pahatahtlikult müünud oma piletid väga paljudele edasi, siis see pilet võib olla ka järgmistele kehtetud tõesti. Samasugused pettused on levinud muidugi mitte ainult laulu- ja tantsupeoga. Iga suvi see probleem suureneb, kui Luminor hoiatab, et Valvas tuleb olla aastaringselt, sest viimasel ajal on uueks pettuskeemiks osutunud võltsitud teatripiletidega kauplemine. Mis aga laulupeosse puutub, siis piletite inimestele väike lohutus lisapiletite näol saabub reedel müüki. Nüüd tulid müüki lisapiletid. Kus kohas tekivad lisapiletid? Need olid meie enda korraldaja broneeringutest veel, et suurkontserdile saame anda seal umbes 200 piletiringis oli seal suurkontserdile saame anda veel istumiskohti.